Tere tulemast kuulama Pärnumaa podcasti 101. osa. Mina olen Regina Jaakson ja nagu ikka salvestame Pärnu huubis. Täna on külas üks inimene, kes on aidanud mul, ma ei tea, mitmeid kordi neid mikrofone testida, et kas on kuulda või ei ole kuulda, aidanud juhtmeid vedada ja kõike muud. Rääkimata sellest, et on ka Pärnumaa podcasti kujunduse loonud. Tere tulemast Vesse Põllu. Tere. See, et sa mul täna siin mikrofoni ees oled, see on hästi äge. Aitäh sulle, et sa selle võimaluse leidsid. Eriti kuna täna, kui me salvestame su sünnipäeva, palju õnne. Aitäh. Rääkides sinu tegemistest huubis nii-öelda, et kuidas sina huubi jõudsid? Et kuna see teekond alguse sai? No sai alguse töökuulutuse nägemisest. Aga huubi ma teadsin varem ka. Ma olin siin käinud niimoodi vaba aega veetmas. Aga ma kolisin Tartust tagasi Pärnusse. Umbes pool aastat olin siin niimoodi nipet-näpet teinud erinevaid asju. Ja siis ma märkasin seda töökuulutust umbes seal suve lõpus. Oli turundusspetsialist ja oligi täpselt see eriala, millega ma tegelesin. Ja siis ma saatsin oma kandidatuuri sisse ja Eerikut ma teadsin ka väga hästi, sest oli mu klassivend. Ja siis me natuke suhtlesime oma vahel. Ta andis mulle mingisugused ülesanded, mis ära teha. Et kuidas see töö nagu välja näeb. Ja jah, vestlesime veel paar korda näost näkku ka ja siis siin ma olen. Mida tähendab huubi turundusspetsialist? Et mis sa teed siin siis? No võtame näiteks tänase päeva. Jah, täna on ka su sünnipäev, täna on teistsugune päev on ju, aga ka muidu nii-öelda. No meil on hästi palju neid erinevaid üritusi ja ongi selline kas mingite disainide loomine, mõni üritus on suurem, siis me oleme teinud ka selliseid videosisu, reklaami, sellist asja. Samuti minu tööülesannete alla kuulub ka siis nii-öelda see podcasti mingisuguste juhtmete vedamine. Et väga palju erinevaid asju, et see ei piirdu ainult turundusega. Et ikkagi selline noorsootöö osa ja siis absoluutselt kõik muu, mis siin keskuse peal on vaja teha. Rääkides selle kujunduse poole pealt, et kui oli teemaks, et äkki sa saad aidata Pärnumaa podcastile kujundust luua, on ju. Et kui lihtne sul nende ideedega nagu minna on, et kui keegi annab sisendit ala, nagu minul oli, värvid võiksid olla umbes need, on ju, lause võiks olla umbes see, on ju. Ja minu arust oli sul see nagu üpris kähku valmis, kui ma õigesti mäletan, et kuidas sul see protsess nagu toimub? Ma ilmselt hakkan lihtsalt nagu minema enamasti niimoodi tausta värvist, et mis mul nagu kohe esimese asjana pähe lööb, kui ma näiteks võtsingi selle Pärnumaa podcasti, et mis mul kohe seostub sellega. Mükada võiks olla kas pigem selline tumedapoolne taust, heledapoolne taust, et mingisugune nagu hägune visuaal on nagu silmes olemas ja siis ma hakkan niimoodi järjest proovima, et kuidas võiks olla see tekstipaigutus, kõik muu selline, et ja siis jah, nii-öelda need lisaelemendid andsid ju sina oma esimese saatega, et see leht, mis siin kukkus, et need on alati sellised toredad asjad, mis saab juurde lisada. Ja see leht, mis siin kukkus, see nüüd võib-olla väga paljud veel ei tea. Mõnes saates mul on sellest rääkinud, aga kõiki saateid ei jõuagi otsast lõpuni kuulata. Et ühesõnaga siin on üks suur lill, ma ei tea täpselt, taim, ma ei tea täpselt, mis see taime nimi on. Ja siis esimeses saates kukkus siin üks leht maha ja siis Vesse pool naljaga ütles, võta siis endale mälestuseks on ju. Mina mõtlesin, et nii äge, et paneks selle lehe kuidagi kujundusele. Ja siis ma ei tea 2 minutit ja sul oli juba see leht seal kujunduse peal olemas on ju. Jah, skännisin sisse seda ja väga ägedalt sai ta sinna disainis ära kasutada. Väga siuke sümboolne. Aga ma mõtlen, et kui see visuaal on nagu peas olemas, on ju, mul on ka siuke hästi visuaalne nägemine, aga teinekord ei ole nagu nii lihtne seda nagu ellu äratada läbi disainelementide või läbi nagu mingisuguste programmide nii-öelda, et kui lihtne sul seda nagu visuaali on kanda üks-ühele üle siis sellesse arvutiprogrammi nii-öelda? No eks ma ikka iga disainiga õpin midagi uut jälle, et kui oled väga hädas, siis kasutad jälle internetti või chat-GPT'd ja küsid, et kuidas on võimalik sellist asja ära lahendada. Enamasti meil on ikkagi nagu lihtsalt ise pusinud ja võib-olla ma ilmselt võib-olla ei tee isegi õigesti neid asju, aga ma saan selle, mis ma tahan, et alati on hästi äge nagu proovida erinevaid asju. Nii äge, kui me inimestele ütleme, et ma võib-olla ei tee neid asju õigesti, aga tulemus on ju õige. Ei täpselt, nagu, kes ütleb, mis on õige ja mis on vale. Ja. Kes töötab? Peas, et asi on nagu enda jaoks ja ka pärast teised, kes töö vastu võtavad, on ju, et ka nende jaoks nagu tore on ju ja see on kõige tähtsam. Jah, täpselt. Jaa.
aga kui sa siin nagu teed turundust, eks ju, et siis see on nagu hästi väljaspool kasti tööala või töövaldkond minu jaoks, et sa pead pidevalt siin nuputama ja leiutama, on ju. Et kuidas sa üldse selleni jõudsid selle turunduse juurde nii-öelda? Ma tegelikult õppisin puidutöötlemise tehnoloogiat üldse, töötasin puitmajade projekteerijana ja siis umbes mingi 2 aastat hiljem tundsin, et see kuidagi ring sai peale nende erinevate projektidega, siis ma otsustasin, et tahaks midagi muud proovida. Aga siis ma selle kõrvalt olin läinud Tartu Ülikooli turundusklubisse, kus oli sükene tudengitele suunatud selline turundusprogramm, kus niimoodi põgusalt räägiti umbes sükene mingi tunnike, erinevad mingite ettevõtete esindajad tulid kohale, rääkisid sellest. Ja siis see kuidagi hakkas hästi kõnetama ja siis ma siin nokitsesin natukene ja esimese kogemusena jõudsin selleni, et hakkasin lühivideoid tegema ettevõtetele. Ja siis ma põhimõtteliselt kirjutasingi ettevõttele, et teie nagu lühivideo sisu idee, kas te sooviksite? Ja hakkasin pihta sellega. Okei. Kuidas see vastu võeti? Üllatavalt hästi. Et selles mõttes, kui sa ikkagi kellegile tood välja, et kuulge, et teil on väike nagu miinus, et ma saan seda plussiks keerata, on ju. Et võib-olla mõni võtab niimoodi, et issa, mis sa siin nagu targutad, on ju, aga pigem oli just nagu vastupidi, jah? Jaa, mul olid seal mõned abilised ja siis lähenesime hästi nagu kuidagi sõbralikult, et tegime niimoodi proovivideo, et kas teile selline stiil sobib ja nii edasi ja siis nad olid nagu täiega käpp sellega. Väga õnnelikult, et keegi, nad võib-olla seda peale ise pole mõelnudki. Ja võib-olla tõesti. Et tihti mõne asja juures me ise nagu ei mõtle, kui keegi teine nagu tuleb välja, et kuule, et aga sul on veel see lünk täitmata, siis mõtled, kuidas me ise selle peale ei tulnud, just kui nii iseenesest mõistetav on ju. Ja paljudega oli võib-olla see ka, et nagu omal ei ole ressurssi ja aega ja viitsimist sellega tegeleda, et siis on hästi nagu tegelikult hea tunne, kui keegi tuleb ja põhimõtteliselt aitab sind hädast välja. Ja mis olid need teemad või kuidas see video sisu sündis või mismoodi see siis nagu välja nägi? Põhimõtteliselt idee, mis pähe tuli, küsisid, et kas see sobib ja siis läksid tegema. Lihtsalt lambist nagu hakkas nagu visuaaltööle nii-öelda ja siis nagu põhimõtteliselt sai ellu see? Jah, et ikkagi mingisugused asjad seostusid kohe nagu peas, et midagi sellist võiks teha, aga tihtipeale ikkagi oli see, et sa hakkasid tegema ja siis sa said aru, et päris niimoodi võib-olla ei saa ja siis sa nagu muutsid seda, aga ikkagi nagu selline võib-olla põhisisu ikkagi jäi samaks. Et selline loominguline külg on sus nagu alati olemas olnud siis? Jaa, ma arvan küll, aga ma ei oska öelda. Ma olen selline vasakukeeline, siis ma olen nagu mõlemad selline humanitaar ja reaal nagu korraga mõnes mõttes. Okei. Aga kui sul praegu näiteks mina paluksin, et kuule, et mul oleks nagu podcastile hoogu juurde vaja, on ju, missuguse video või mis sul nagu pähe tuleks kohe, et mida nagu võiks teha? Või kuidas sa nagu saaksid siin enda teadmisi jagada või? Praegu ma ei teagi, aga midagi sellist šokeerivat. Sul on vaja seda, mis ongi mitte draama, aga selle kohta on mingi kindel väljend skandaali. Jah. Siis ma võib-olla teeks niimoodi, et sa teed ühe episoodi niimoodi, et sa sõidad parvega mööda Pärnu jõge ja siis kõik nagu vaatavad ja siis on sellised suured sildid, et Pärnumaa podcast. Aga teeme ära siis või? Selle võime ära teha. No selles mõttes, et sina ei oska nüüd juhtmetega ja... Mina annan mõtke kaablit järele, siis sa sõidad mööda Pärnu jõge. Kuule, kokku lepitud, teeme ära, on ju. Jaa. Aga ma tean, et sul on väga palju huvisid, hobisid või on vähemalt olnud väga palju huvisid ja hobisid, on ju. Et üks, millega sa vist jätkuvalt seotud oled olnud, on laulmine minu teada. Et kuidas sa laulmiseni jõudsid? See hakkas juba lasteaiast peale. Ma isegi kujuta ette, kui vana ma olin sellel ajal, aga samamoodi olid seal toredad laulupoisid meil. Ma ei mäletagi, meid äkki 4 või 5 tükki. Ja minu kaksikvend oli ka muidugi seal. Ja siis pandi selline poistebänd nagu kokku. Hägusalt mäletan mingisuguseid esinemisi Pärnus ka. Olid mingisugune pensionäride istumine. Siis pandi poiste ansambel sinna laulma. Lasteaiast. Ja siis oli meie tore
muusikaõpetaja siis sealt, Üürika oli ta nimi, ma seda ka mäletan ja siis saatis meid klaveril, et väga jah, tore ja siis kandus edasi juba kooli ja siis laulsin poistekooris ja väike vahe jäi seal põhikooli lõpus ja gümnaasiumi keskpaigani, kui ma siis astusin uuesti sinna segakoori siis, et jah. Hea, et sa juba rääkisid enda kaksikvennast, kui palju teil on selliseid toredaid juhtumisi, kui kuulajale taustaks, kes veel ei tea, Vessel on tõesti väga-väga sarnane kaksikvend. Ma arvan, et kui te olete mul kahekesi otse ees, siis ma teen nagu vahet. Aga näiteks, kui Uku tuleb siit mul nagu ukse tagant mööda ja ütleb midagi, siis ma võin tõesti vabalt arvata, et see oled sina. Sest et kuidagi nagu, kui te nagu kõrvuti pole, siis on väga raske nagu vahet teha. Kui palju teil on selliseid juhtumisi olnud, et tõesti ongi sassi läinud kellelgi nii-öelda? No kuna me nüüd töötame nagu samas linnas, siis on tuleb järjest sagedamini neid, et just hiljuti oli ühe maakleriga, kes üritas minuga juttu teha, aga minul ei olnud kahjuks aimugi, kes ta on. et neid juhtumeid ikka tuleb ette või siis jah, kummagi töökaaslane läheb rääkima, aga sina ei kujuta ette, kes ta on. jah, kui olime eri linnades, mina olin Tartus, tema Tallinnas, siis oli nagu lihtsam, et nii tihti ette ei tulnud seda, aga praegu on juba, jah, tuleb ikka ette neid. Aga huubikad, nemad ju suhtlevad sinuga hästi tihedalt, on ju, hästi palju, et nendel vist ei tohiks ju praegu sassi minna, et kui nad näevad Ukut linna vahel. Ei, neil ei lähe, aga Angelal veel läheb jah, et nii-öelda töökaaslasel, kes on praegu veel reisil, aga jah. Et ikka tuleb ette neid momente, on ju? Jah, mõnikord tuleb, aga muidugi nii-öelda selle päevase tiimiga meil nagu raskus ei ole. Jaa. Ja siis on teil nagu huvid ka sarnased vennaga, te käite mõlemad laulukooris või? Käime mõlemad, jah. Seal ei tule teil vahepeal niimoodi, et läheb sassi kellelgi õpetaja, juhendaja? Ei, väga ei ole ikkagi seepärast, et kõik on niimoodi gümnaasiumist üle kandunud inimesed, et ikkagi suudavad vahet teha. No muidugi ma ei oska öelda, me oleme enamasti, kui me koori lähme, siis me oleme ikkagi nagu koos, siis pöördutakse meie poolega nagu pigem koos. Mitte nimeliselt, jah? Jah, et öeldakse kas kokku need nimed või ma ei oskagi öelda, ei ole nagu tähele pandud, läheks sassi kellelgi. Inimesed on kavalad lihtsalt. Jah, inimesed küll. Sa ei teagi, kas nad teevad vahet või mitte. Ma ei mõtle, ma alles hiljuti nägin ühte videot mitmikute laste vanemate poolt nagu, kus olid nagu päris beebid. Ja siis nagu lapsevanemad küsisid, et kes sa oled nüüd, nagu milline, kes nagu ei tee vahet on ju lastel. Ma mõtlen, et ka ilmselt ju kaksikute puhul, kui päris väikesed on, et vanematel peavad mingid käepaaled või mingid asjad olema, et sassi ei lähe või mismoodi nagu vahet tehakse? No meil vist tehti nagu riiete järgi mõnes mõttes, just nagu beebina, kes teab tegelikult, võib-olla äkki minu nimi või Uku olla, läks ikkagi mingi hetk sassis. Hea, et sina selle välja ütlesid. Sa tahtsid ise öelda seda? Ei, ma nagu mõtlesin, et kas võib juhtuda. Jah, ma nagu ei. No jällegi vaata, me olime kogu aeg koos, on ju, et siis võib-olla ei olnud vaja kunagi pöörduda niimoodi nimeliselt otseselt, aga ikkagi mingist east nagu tekkisid need erinevad riided ja mõlemal nagu seostus mingisugune värv rohkem. Ukul oli sinine ja minul oli rohkem roheline, et ilmselt selle järgi tehti siis vahet. Aga kui tänapäeval, kui te käite linna vahel näiteks koos, et kui paljud nagu vaatavad niimoodi, nagu mitu korda, et oi, et nagu väga-väga sarnased inimesed on ju? Saaremaal ikka oli, et jälle me liikusime seal koos, käisime nagu Saaremaal seda tiiru tegemas, et siis ikkagi kas mingi poemüüjad või sellised ikkagi nagu tükk aega läheb aega, sest nad vaatavad mõlemal otsa, et kas sa olete kaksikud? Et ikkagi nagu jah, mingisugune sarnasus on veel jäänud. No teil on väga suur sarnasus. No ma mõtlengi, kuidas nad nagu kohe aru ei saa, et nad peavad nagu üle küsima, et kas me oleme kaksikud. Ja siis me ikka tavaliselt vastame, ei, me oleme naabripoisid. Vastate või? Jah, ma ei tea, kui paljud usuvad seda, aga see on siuke tore vastus neile öelda. Ma mõtlen, et ma tean ka kaksikuid enda elust, aga ma ei tea kedagi nii sarnaseid oma vahel. Et sestap nagu ongi see, nagu mälus see tekib mingisugune lühis. Et kui nagu näed kahte nii ühesugust inimest, et nagu
kas ma näen õigesti, ma olen topelt, kas ma olen terve ikka? Selles mõttes nagu. jah, poes on ikkagi seda olnud, et näiteks üks meest maksab enne, ostavad mingit asja, kus on vaja dokumenti näidata, siis ta küsib nagu teisel kaksikul küsib uuesti, et näita, kui vana sa oled. Aga no see on kohustus, peab küsima, on ju. Aga noh, võiks ju aru saada, et ilmselt oleme sama vanad ikka. Aga võib-olla mõeldakse, et lihtsalt väga sarnased vennad. Kas seda võib olla? No ma ei kujuta, kas nii sarnaseid vendasid on või? No ma ei tea, noh. Ma ei kujuta ette. Ei tea, jah. Aga iseenesest, kui see Saaremaa tuur oli, siis te olite seal laulukooriga või mis te tegite seal? Laulukooriga, jah. Meie koorijuhataja siis sebis meid välja kuskil sinna Saaremaa laulupeole, et ega ma ise ka kuulsin esimest korda, et siuke asi üldse on, et aga väga vahva oli, väga tore oli. Seal oli ka veel oli Sauelt oli lauljaid ja Tallinnast ja mujalt. Saaremaa laulupeole, kokku niimoodi kõik, issand ka. Väga huvitav, et seal oli väga erinevaid seltskondasid, aga palju oli muidugi saarlasi, et öötäht kõlas tihti läbi, et mis on see, mis on sind veel jätkuvalt selle laulukoori juures hoidnud, et see on ikkagi väga kaua, kui sa oled sellega tegelenud, on ju. Et mis on see, miks ta sulle nagu meeldib või mis ta sulle annab? Ilmselt praegusel hetkel on niisugune muust elurutiinist väljasaamine ja muidugi siis seltskond, kes sellega kaasas käib, et need inimesed on hästi toredad, et sa nagu alati tahad minna kas mingi proovi või mingile esinemisele, et sa nagu, aga alati peab olema nagu mingisugune see eesmärk, mille poole sa nagu ühiselt püüdled, et nüüd meil järgmine projekt ongi siis valgusfestivali esinemine, et teeme nüüd siukse koorilaagri, kus me siis õpime kõik lood niimoodi korralikult selgeks ja siis salvestame need lõpuks ja et see nagu saab hästi, hästi tore olema. Issand, kui äge, see on päris suur projekt ju. Ja. Ja siis koorijuhataja rõhutaski, et teie kaks peate kindlasti kohal olema. Miks ta seda rõhutas? Kas te tahate viilida vahepeal? Ei, mitte seda, aga lihtsalt oli, et pange kindlasti kuupäevad kinni. Ja, et need koorilaagrid on nagu need hästi toredad asjad, et see Saaremaa laulupidu oli mõnes mõttes nagu ka nagu koorilaager, et hästi palju läksid päev varem ja olid siuksed ühised istumised ja siis läksime päev hiljem veel ära, et nautisime Saaremaad. Hästi oluline on, sa tõid õige asja välja, see ühine hingamine on ju, et üks asi on tõesti, see annab võimaluse töörutiinist välja saada, aga teiselt poolt on see nagu nii oluline, et sul on kellegagi mingisugune veel tugevam sidusus on ju, kui see tööalane nii-öelda. Ja, täpselt. Ja noh, muidugi koorilaul on hästi ilus asi ka, et just nagu segakoor, et sul on nagu nii erinevad hääled koos seal, et see on hästi tore. Ja alles hiljuti rääkisin Andri Juršenkoviga, kellel oli just vastupidine mure, ütles, et meeskooris ei ole eriti nagu pealekasvu, aga noh, me jõudsime mõlemad ikkagi selleni, et segakoori lähevad mehed ikkagi naiste pärast. Noh, minul ei ole muidugi see eesmärk, ma olen lihtsalt ühisgümnaasiumist nagu edasi läinud inimesed ikkagi nagu need samad näod, et toredad inimesed. No muidugi, aga kui ongi kellegagi juba see sidusus nii suur, siis ongi nii tore nagu koos neid asju edasi teha. Täpselt, et nii naljalt ei vaheta nagu välja seda. Muidugi. Aga ma nagu ei välista seda, et ma kunagi tahaks meeskoori edasi minna. Meeskoori lood on ka nagu alati väga ilusad olnud. Et nagu laulust läbi imbunud. jah, ikkagi. Et lauluga ma arvan, et või koorilauluga just jätkan kindlasti veel. Aga ma tean, et sa käisid ka rahvatantsus. Kuidas sa seda teed alustasid? Seda teed ma alustasin esimeses klassis. Minu algklassi klassijuhataja Anu Peit. Samamoodi vist pool sunniviisi asjad olid kõik seal. Aga ma olen ülimalt tänulik, et ta niimoodi tegi. Samamoodi hästi vahva nagu asi, mida sai nagu kogeda. Et läksid nädal aega, said olla koolimaja sööbida sõpradega, et see on nagu algklassi õpilasena nagu unistuseni. Kui me räägime siis nagu tantsupeost? Jah, tantsupeost just täpselt, et hästi äge oli. Kui kaua sa olid siis rahvatantsus? Ma täpselt ei mäleta, mina nagu mäletan, et äkki 3 korda käisin tantsu peal. Okei, no päris palju ikkagi. Ja. Et kuskilt, äkki oli vist kuskilt saad 5. klassist lõppes ära.
See on nagu lahe, kui on võimalik proovida neid erinevaid asju, sest et noh, nagu sa ütlesidki, et nagu poolsunniviisiliselt läksid, on ju. Et ise poleks sa selle peale ju tulnud ilmselt, on ju. Noh, et siis on nagu tore, kui keegi ütleb, et ei, et sa ikkagi pead, sest et see annab nii palju kogemust juurde. Ja see on võib-olla nagu vanemate asi ka mõnes mõttes, et jah, sina nagu ei taha, aga vanemad ütlevad, et sa pead, siis sa nagu teed seda, aga kunagi hiljem sa nagu saad aru, et sa oled nagu hästi tänulik sellele, et sa nagu seda üldse said teha. Ongi, et mõni asi lihtsalt jõuab hiljem nii palju kohale, et see on nagu äge. Aga räägime korra natuke sünnipäevast ka, et sinu saade on kuuldaval meil reedel, aga ka õige sünnipäevapäev on siis 8. juuni, kui me täna siin salvestame. Mismoodi sinul on sünnipäeva traditsioonid niimoodi olnud ajast aega, et on sul mingeid traditsioonilisi tegemisi? Või perekondlikult nii-öelda? Alati on olnud see hommikul üles laulmine, võetakse ukulele kätte ja lauldakse seda Oi Lii sünnipäeva laulu, mis ei ole nagu see päris traditsiooniline. Jaa. Ja, ma isegi kujuta ette, kui paljud teavad seda. Kuidas see kõlab? Ma ei teagi. Ma ei tea, kas sa oled nõus ma laulma praegu või ei ole või? See on see Oi Lii, Oila. Jah, võt see sama. Jaa. Et meil on nagu see läbi käinud kogu aeg. Aga kes teil ukulelet mängib? Tavaliselt on isa mänginud, aga kui on tema sünnipäev, siis kas mina või Uku mängime seda. Et ikkagi see muusika on nagu päris tihedalt teil perekonnas seotud? Muusika on, jah, pillimäng on ka hästi tihedalt olnud, et kõik mängivad midagi ja kes mängib veel mitut pilli, et... No nii, ukuleelest me juba kuulsime, mida sa veel mängid? No ma ei mängi nagu seda mingi heal tasemel, tean seda 4 akordi, mis on vaja saatmiseks. Rohkem pole vaja, aga põhipill oli mul klaver. 11 aastat õppisin klaverit Pärnu muusikakoolis. Ja siis meie koori klaverisaati Külli Vabrit oli minu õpetaja. Sinna läksid sa täitsa niimoodi omalt soovil või ka vanemate soovitusel? Minu ema oli muusikaõpetaja, siis ta pigem nagu suunas niimoodi pool kohustuslikult. Ja mis sa arvad sellest tänasel päeval? Ei, väga tore jälle, et ma seda sain õppida. Et see kindlasti andis hästi palju kaasa ka laulmisel kui ka mis iganes. Mõnes mõttes ta nagu seostub ka matemaatikaga, noh see solfi osa just. Mina ei tea seda, räägi mulle tausta, miks sa nii arvad? Mina ei ole muusikakoolis käinud, ma ei tea täpselt, ma tean, et on solfeegio tunnid, aga ega ma sisulist poolt nagu ei tea. Mis kõige rohkem võib-olla minu jaoks seostab on igasugune see taktimõõt põhimõtteliselt, kus sa pead nagu lugema, et sul on, noodid on kindla pikkusega, ehk siis põhimõtteliselt nagu kindla väärtusega, siis sa peab nagu takti sisse kõik ära mahtuma. Okay. Ja siis on vaja nagu see kuidagi, kui nagu jääb puudu või jääb üle, siis on vaja nagu edasi kanda. Opa, ma pole mitte kunagi mõelnud sellele niimoodi. Noh, see on nagu, mis minu peas nagu seostab see mõnes mõttes matemaatikaga. Ja sama on igasugune see akordide ehitus, et akordid ehituvad kindlatel astmetel, et siis sa nagu pead noodikirjas lugema selle nagu niimoodi. Okei. Kusjuures ma olen kuulnud, et kõik lõpuks nagu elus taandub matemaatikale, et kõik nagu nii-öelda, kogu elu nii-öelda, aga ma ei olnud kunagi sellele niimoodi süvitsi mõelnud, et ka muusikat seda läbi sellise spektri nii-öelda vaadata. Jaa. Nojah, see on, võib-olla kindlasti keegi nagu vaidleb vastu, aga minu jaoks nagu see mõnes mõttes on nagu veitsikene matemaatikaga. Aga kindlasti on väga suur osa on ikkagi see loominguline pool, et kuidas sa nagu lähened lõpuks selle, et kui sa mängid ikkagi klaverit, et sa võid need noodid ära mängida, aga kui sa nagu lähened vits loomingulisemalt või nagu kuidagi mingisuguse meeleolu või sellega, siis ikkagi see kõlab hoopis teistmoodi kohe. Aga täna, kuidas sul suhe klaveriga on? Siuke nigelapoolne, aga aga kodus on praegu klaver? Kodus on kõik klaver. Ma nagu nüüd just paar viimast kuud olen nagu uuesti mängima hakanud, meelde tuletanud, et kõik need siuksed vanad lood, mis nagu peas meelde tulevad, see on tegelikult lihasmälus olemas. Et sa lihtsalt hakkad mängima, siis see nagu tuleb, aga sa isegi ei mõtle selle peale. Et see jääb mällu ikka niimoodi? Jääb. Ja just eriti oli mul see muusikakooli lõpukava, kus oli vaja mingi 4 pala mängida.
ja just siis üks nendest oli üks Sibeliuse etüüd ja siis see on niisugune kuidagi, seda ma harjutasin nagu kõige rohkem, sest ta oli kõige keerulisem ja siis see kuidagi jäi nii lihasmällu, et ma võin teda lihtsalt mängima hakata. Issand, kui äge. No, tegelikult on see äge ju, selles mõttes, et nagu sinule on see vaata loomulikuna, see tuleb sinu seest, sul tuleb see nagu lihasmälust, nagu sa ütled, eks ju, aga inimesele, kes ei sõrmitse või mängi pille nii hästi, on ju, tema jaoks on see nagu wow, et selline nagu teine klass tegelikult. Ja, aga muidugi kahju, et ma nii aktiivselt ei tegelen nagu kohe peale muusikakooli lõpetamist sellega, et ta ikkagi nagu jäi unarusse ja veits roostes olen ka, siis et sellest on natuke kahju. No samas, kui sa tõid välja, et siin mõned kuud oled ikkagi uuesti nagu klaveri taha sattunud, on ju, siis järelikult mingi huvi ju on ja kuidagi nagu. Ja, huvi nagu on alati jäänud ja igasuguseid. Mis ma nagu peale seda tegin vahepeal oli see, et kui ma kuulsin mingit hästi ägedat lugu, siis ma proovisin teda kohe klaveril nagu ise mängida ja tihtipeale tuli nagu hästi ägedalt välja ka see ja mingisugused tood on meeles ka veel. Et siis ma nagu katsetasin põhimõtteliselt mingite coverite tegemist. Okei, aga kas sa videosse ei võtnud neid tol hetkel? Ei võtnud vist, ma ei mäleta. Võib-olla äkki kuskil on, ma ei kujutate. See on jumala äge tagasi niimoodi vaadata, ma tean, mul üks hea tuttav laulja ka on hästi palju niimoodi teinud videosid just sellest klaverimängust. Ma ei tea, kas ta on kusagil koolis õppinud seda, aga ma tean, et ta nagu jagab videosid, kuidas ta nagu mängib. Et seda on nii äge kuulata ja vaadata ja ausalt öeldes, kui poleks sinuga täna sellest juttu olnud, ega ma ei teakski, et sul on selline taust olemas, on ju. No jah. Me ei tea inimeste kohta nii palju asju tegelikult. Jah. Aga mis sul seal veel olid siis selles kavas, kui hästi sul need teised asjad meeles on? Ma mõtlen see sama Sibelius juba, kus ütlesid, siis ma mõtlesin, et okei, ma seda nime tean, ma olen ju koolis käinud, on ju, aga ka see muusikalises plaanis mulle nagu mitte midagi ei ütle, on ju. Et aga teised asjad, kui hästi nad sulle nagu niimoodi meelde tulid? Võib-olla ainult mingisugune esimene osa loost, võib-olla esimene rida isegi ainult, et need nagu ei olnud nii meeles. Ei olnud nii hingelähedsed järelikult. Jah, võib-olla need tõesti ei meeldinud mulle nii väga, aga nad olid kindlasti väga ilusad. Üks oli mingi Toccata ja Fuga. Võib-olla isegi äkki tuleb meelde, kui ma prooviks mängida, aga ma ei kujutate. Okei. Ma lähen koju ja proovin siis. Ma loodan, et sa teed video ka sellest ikkagi. Oleneb, kui hästi välja tuleb, siis ma vaatan. Siis ma saadan sulle. Ma oleks väga tänulik. Ja. See, kui sa siin nagu hästi palju niimoodi abiks oled ja nagu tõesti, kui ma ka siin käin seda salvestamas ja kõik need mikrofonid vahepeal on nii ja ma ei saa nagu päris aru, miks nad nii on ju. Et sa ütled küll, et see vaata osa su tööst on ju, aga samas mul tundub, et see tuleb nii nagu loomulikult välja see teiste nagu aitamine või ma ei tea, mulle endale nagu lihtsalt on selline mulje jäänud. Tore on ju aidata alati, et kuidagi siuke olla kasulik. Ja see tuleb nagu seest on ju? Ma arvan küll, ma ei oska öelda. Lihtsalt mulle nagu meeldib, et kui ma saan jälle kasulik olla kellelegi, et ja teinekord me isegi teeme neid asju nii, et me nagu ei oota sellest mitte mingisugust tänu, vaid see lihtsalt nagu ongi, kui endal on hea tunne sellest. Minu arust ka. Nii veider on ju. Inimesel on hea tunne siis, kui ta saab kuidagi aidata. See on nagu nii äge. Aga mõni äge sünnipäeva lugu, mis on olnud kunagi mingil hetkel puusalt, tuleb sul kohe niimoodi silme ette. Kindlasti ma arvan, et neid lugusid on väga palju ja võib-olla ka mõni selline, mis ei kannataks podcasti, aga ma ei palugi mingisugust sellist infot, aga midagi muud sükest nagu, mis puusalt meelde tuleb mingi vahva lugu. Ma arvan, et kõige siuke huvitavam sünnipäev oli siis, kui ma olin 8. juunil Lõuna-Prantsusmaal Nunna kloostris. See algus on juba nii hea. Ega sul muud ei olnudki, lihtsalt kuupäevad kattusid, aga see oli lihtsalt väga, väga põnev kogemus. Okay. Pandi siukene pisikene meene korbike nagu pandi ukse taha ja siis nemad vaata tegelikult ju sünnipäevasid ei tähista. Nad ikkagi nagu pidasid mind meeles siis sellega. Mis on kui armas? Räägi mulle seda lugu pikemalt, sest et see kõlab nii
nunnusti tegelikult, et mis reis või kuidas sa sinna sattusid? Nii-öelda eelmise elukaaslase tädi siis on seal nunn ja siis käisime tal külas ja siis sattusid kuupäevad täpselt niimoodi, et ma sain ka oma sünnipäeva seal veeta, et muud story'd seal taga nagu ei olegi, aga lihtsalt see oligi nagu huvitav kogemus, et ega seal midagi muud ei olnud, see oli nagu selles mõttes tavaline päev, aga ma sain olla nagu väga toredas kohas selles mõttes. See on selline kogemus, mida ma arvan, et 95-6% inimestel ei ole. No ilmselt küll. See on ikkagi väga eriline ja ma saan aru, miks see sulle nagu meelde jäänud on. Ja. Aga teised sünnipäevad on kõik siuke ikkagi, et saad sõprade ja perega kokku ja istute ja naerate ja sööte. Istute ja naerate ja sööte, on ju, nii nagu siin Huubis täna on ju, istume ja naerame sööme. Rääkides nagu reisimisest või reisidest, et siis kui palju sa niimoodi käid reisimas selle mõttega, et sealt mingeid uusi ägedaid ideid saada või kui palju sa käid seal nagu selle mõttega, et lihtsalt vaatame, mis see reis pakub? No alati on tore kogeda teisi riike ja kultuure ja harjumusi ja et niimoodi ise ma nagu algatuslikult väga ei viitsi sealt öeldes. Reisima minna nagu siis või? Jah, et isegi siukene seesama Saaremaa laulupeole minek on siukene minu jaoks hästi siuke väsitav, kui ma peaks seda ise hakkama planeerima ja kõike, et selles mõttes on hästi tore alati, kui keegi lihtsalt ütleb, et lähme päev varem ja tuleme päev hiljem. Ja siis ma olen nagu hea meelega nõus kaasa minema. Aga minu töö siin Huubis alati võimaldab ka hästi palju riike külastada erinevate projektide raames ja kohtuda hästi lahedate inimestega. Minu siin ju eelmine nädal oli suur grupp välismaalasi ja siis nüüd detsembris olnud projektis, kus ma käisin Hispaanias, siis olid sealt päris paljud inimesed olid nagu, näod olid samad, et hästi tore oli nagu neid näha uuesti. Et see on suur nagu pluss minu töö juures siin praegu. Mulle tundub, et nendes projektides nagu hästi palju ongi ka samu inimesi, kes osalevad erinevates projektides, et nad kuidagi nagu saavad heale koostööle kellegagi mingi partneriga ja siis nad nagu leiavad veel uusi väljundeid nii-öelda. Ja see on hästi nagu tore, kui sul nagu klapib mingite inimestega. Mis on olnud siiani kõige süksem nagu huvitavam või ütleme teistsugusem kultuuriruum sinu jaoks, kus sa nagu oled mõelnud, et et see harjumus või see komme on neil päris nagu huvitav. On sul sellist kogemust üldse? Väga ei ole, ma ei ole nagu nii erinevates kultuurides käinud, ma tahaks väga nagu kunagi Aasiasse minna, sest ma ei ole kunagi seal käinud. Ma olen nagu pigem käinud siin Euroopa ümbruses, et see on ikkagi siukene, mingi sarnasused on olemas ja mulle nagu väga meeldib see nii-öelda üldine Euroopa kultuur. Et aga siin on nagu need mingid sugused pisikesed erinevused, aga see ei ole nagu midagi, ma ei tea, ehmatavat või niimoodi, et šokeerivad. Üpris sarnased ikkagi olemuselt on ju. Et selles mõttes ma nagu loodan kindlasti, et ma saan nagu käia kuskil isegi kuni Afrikani välja oleks hästi tore nagu näha lihtsalt, mis seal toimub. No kindlasti saad, issand jumal, alles alustasite projektidega ju, no selles mõttes küll jõuab. Et kui sa peaksid kedagi tuuril viima Pärnumaal mingisse ägedasse kohta, mis on sinu enda jaoks siuksed kihvtid kohad, kus sa käid kas siis, ma ei tea, mõtteid mõlgutamas või siis lihtsalt korraks nagu argielust põgenemas või siis korraks aega maha võtmas, lisaks su kodule, mis on su peamine kindlus, ma kujutan ette. Et aga väljaspool kodu on sul mõnda sellist Pärnumaal kohta, mida sa kindlasti mõtled, et kui mina oleksin giidi juht, et siis ma viiksin inimesed sinna või sinna. No enamasti ma ikkagi kõige rohkem puhkan seal samas maal lamaste keskel. Et seal on nagu minu jaoks kõige rahulikum. Aga kui nagu Pärnumaa või võib-olla sinna alla Häädemeeste poole sõita, kus on need sellised männimetsad ja selline, et see on nagu minu jaoks hästi mõnus, kui sa saad seal mändide all jalutada ja heidad sambla peale pikali mõnusalt. Et
et aga just niisugune vaikne piirkond, et ei oleks seda mingit maanteemüra ja sellist asja ümber. Okei, et siuke hästi looduslähedane koht võiks olla. jah. Või siis jah, täitsa nagu niimoodi mere ääres. On ka nagu mõnus. Tõstamaa kant ka tegelikult. No näed, selle kohta, et ei tea, kas tulebki midagi, on see päris palju variante juba ja valikuid siin. No jah, hakkad niimoodi pika peale mõtlema, et niimoodi kuidagi seostavad lõpuks. Ikka tulevad, meil igal ühel on need kohad nii-öelda olemas on ju, mille peale võib-olla kohe nagu mõtled, ei tea, mul pole midagi pakkuda, aga siis kui nagu korraks peatud, siis leiab neid kohti nii palju tegelikult. Jah. Ta ongi mul see, sõbral on niisugune suvekodu seal Tõstamaa kandis, et siis seal on alati hästi mõnus käia. Sa tead küll, millest ma nüüd järgmisena kinni haaran? Ma ei kujuta ette ausalt öelda. Ei kujuta, lambad. Sul on lambad või? Issand, kui äge. Päriselt. Palju sul või palju teil kodus neid lambaid siis on? Issand. Nii palju või? Lammaste arv muutub vahepeal. Praegu äkki on mingi 15 kanti. Loodetavasti nüüd siin suve keskel tuleb juurde neid. Ja äkki saab kuskile sinna 25-30 kanti neid. See on see põnev aeg, kui talled tulevad alati. See on päris siuke nagu vastutusrikas aeg ka, et need talled vaata kenasti jalad alla võtaksid on ja siuksed muud jutud on. Ja, no suvi on alati see hea aeg, kui nad tulevad seal kevade suve poole. Et neil on see 2 perioodi vist. Üks on see talveperiood ja teine on niisugune suve algus ja suveperiood. Aga lammaste puhul siis teil on nad villa jaoks, liha jaoks, mille jaoks teil lambad? Lemmikloomad. Päriselt räägid? Ei no vill ka ikkagi. Vill ja vahepeal liha ka. Aga mu õde tegeleb siukse käsitöö ja siuke lõngamajandusega. Just eile kuulsin, et ta oli meie lambavillast mingit lõnga teinud. Vau! Jah, sa ju siis panen jõuluks tellimuse sisse, et saan äkki tutimitsi endale. Oi, kui äge. Aga kes teil lambal villa, seal öelda lõikab, vist öeldakse lõikab ikka või? Kes teil teeb, sest ma tean, et ma olen seda protsessi kõrvalt näinud ja seal peab ikka väga niimoodi pehmed, et tal nagu naha sisse vaata ei lähe. Jah. No me oleme nagu ise ka teinud, aga kuna me oleme siuksed parajad käpardid selles, et siis... Need on ikkagi teil need lemmikloomad, nagu sa ütlesid. Siis me oleme tellinud ikkagi selle pügaja päris, et ta teeb kähku mingi 5 minutiga ära, et siis on palju mugavam endale. Muidugi. Aga lammastega kuidagi on nagu äge, nad nagu, ma ei tea, nad annavad nii palju seda lihtsalt olemise kunsti. Et see on nii veider, kuidas nad niimoodi mõjuvad. Ja nad on nagu nii toredalt ära ka kodustatud, et kui sa juhtud sinna aia äärde minema ja nad on, meil karjamaa on nagu parajalt suur, et kui nad juhtuvad sind nägema, siis nad kohe kappavad sinu poole. Päriselt? Nad on niimoodi ära treenitud, et nad alati viiakse siis karjamaalt koju õhtuti, et siis nad arvavad, et äkki saab midagi head. Arvavad või saavad ka või? No enamasti ikka saavad. Arvavad, tegelikult see kõlas nii hästi, et nad arvavad, et nad saavad, aga tegelikult alati saavad midagi head. No mitte alati. Mõnikord sa lihtsalt juhtud kogemata sinna äärde, siis nad ikkagi peavad pettuma. Aga võib-olla nad ei ootagi midagi head, võib-olla nad ootavadki seda kontakti. Just. Mõned tahavad tõesti lihtsalt pai saada. Mulle tundub, et mida rohkem me oleme looduse ja loomade keskel, seda rohkem me suudame ka inimestena endas nagu mõistmist kasvatada. Ma ei tea, miks mul nagu selline tunne on jäänud, et kuidagi loodus ja loomad ühelt poolt nagu maandavad, aga teiselt poolt just näitavad seda tingimusteta hoolimist. Jah, võib-olla tõesti jah. On sinu kohta täna nii palju uut infot nagu saanud, mida mul muidu seal eesruumis istudes nagu poleks kuidagi jutuks tulnud neid asju. No jah, ei tule nagu pähe seda mainida niisama. Nii muus jääs on ju. Meil on lambad ka kodus. Okei, tore. No siis lemmikloomadest rääkides kilpkonna on ka. Okei. Elab suviti tiigis ja talvel toas, segas oma suvile. Kui vana see kilpkonna on? Nemad elavad siis päris kauaks vanaks, ma olen aru saanud ju. Isa sai ta kunagi see töökaaslase käest, kes oli vist Vene ajal toonud ta, nii et on päris vana, aga täpselt ei tea, kui vana. Äkki siukene mingi
35-40 kanti, arvatavasti, nagu ette. Okei, sest need vist suudavad isegi, ma ei tea, a la 100-aastaseks elada, ma olen kuulnud, et nagu, või see sõltub juba sellest. Nojah, ta on see pisike, no ma ei tea, vaatame. Praegu ta on igasest asjast väga sükene agar ja jookseb järgi. Krapsakas veel? Jah. Tal on nimi ka olemas. No me kutsume lihtsalt Kilbu. Kilbu, kusjuures ma mõtlesin seda, et see on Kilbu. Ja tuleb järgi niimoodi ja täitsa nagu kutsu või kiisu või? Kuna mina olen nagu see, kes talle ilmselt süüa annab, siis ta jookseb enamasti minu tuflite järgi, et. Tunneb ära niimoodi? Tundub küll. Ja vaata, kuidas me nagu alahindame loomi, reeglina on ja vaata, kes ei puutu nendega nii palju kokku. Jah. Ei tule nagu selle pealegi. Eriti nagu selline loom, kelle aju ei tundu just kõige suurem. Aha. Aga vaata, kuidas ta ära seostab ja salvestab. Need tuflid. Tean täpselt. Need tuflid annavad süüa. Ma ei usu, et ta nii mõtleb. Ta mõtleb, et tuflid, ma tean seda peremeest tuflite sees. Aga ta ongi niimoodi, et siis suveperioodil elabki tiigis. Nagu ja siis talvel nagu toas või? Jah. Päris äge ikka. Ma ei tea, sul on veel mõni üllatusvaruks, sa kuidagi niimoodi varrukast viskad neid täna siia järjest. Nii muuseas. No seal on need kanad, koerad, kassid ka, et see on siuke tavaline. Muidugi, see on tavaline, nagu igas kodus oleksid kanad, koerad, kassid. No, siin mõned võtavad endale sinna Mairajoonis korterisse ka kanooni. Võtavad? Midagi ma olen kuulnud. Võib-olla sa ei vasta tõele. Ai, ma vist olen ka kuulnud mingeid lugusid, et kuked kirevad ja siis ei lase magada inimestel. No täpselt. Jaa. Mis see seal maal siis nüüd pidada ei ole? Kui me räägime korraks Pärnumaast sellises võtmes, et oled küll vahepeal ära käinud, aga ikkagi tagasi Pärnumaale jõudnud või Pärnusse. Mis on see, mis sind siin nagu hoiab, et sul samamoodi tegelikult on ju maailma avatud igati pidi, kas nagu Eestimaa või välismaa, no sul on kontakte nii palju tegelikult juba. Et mis on nagu see, mis sind just nagu Pärnu juures hoiab? No mulle nagu vist Pärnu juures meeldib, et ta on täpselt parajalt suur minu jaoks just, et siin on nagu kõik olemas, mis ma linnalt ootan ja nagu suvel on siin täiega manus. Et ei põgene ära või nagu paljud pärnakad põgenevad ära? Ei, minu jaoks ei ole. No mul on alati vaata võimalus sinna maale minna. Las tulla turistid. Jah, et mina saan oma linna ja suveisu ja rannaisu siin täis ilusti ja siis ma jälle põgenen maale, et ei ole mingi probleem. No mõni ütleb, et ei ole Pärnus piisavalt võimalusi. Samas ma olen rääkinud nii paljude inimestega, kes ütlevad, et meil on Pärnus nii palju võimalusi. Et kuidas nagu sina nagu näed, et kui palju meil siis neid võimalusi on Pärnus? Võimalusi saab alati juurde tekitada ise. Sul lihtsalt peab olema pealehakkamist. Ja mina nagu näen ka, et Pärnus on tegelikult alati võimalusi. Sa pead nagu kuidagi nägema neid ja otsima. Et tihti peale minu nägemuse järgi Tallinnas ja Tartus sulle nagu antakse kätte need, ütlebegi näiteks töö mõttes, et sul on neid tööpakkumisi on tohutult, aga miks mitte oma see ideaalne töökoht luua lihtsalt ise siin Pärnus. Mitte miski ei takista seda. Issand, kui äge mõte. Ma tundub, ma pean sellest mõttest ise kinni haarama. Jah, ma pidin suga täna rääkima, on ju. Aga kuidas sa tänavu sünnipäeva tähistad? On sul ka mingisuguseid juba plaanid paigas, et mis sa teed? No ikkagi pidime maal kõik kokku saama perega ja siis grillime ja naudime ilma. Täna on ilus ilm. Täna saategi päris õigel päeval? Jah, täna saame õhtul kokku ikkagi. Okei, no väga äge igatahes, kui see saade kuuldav on reedel, siis on sul sünnipäevapidu peetud juba. Palju häid soove vastu võetud ja uued sihid uueks eluaastaks paika pandud. Jah, ma sellele ei ole mõelnud veel. Kas sa teed niisugused asjad, paned nagu mingeid sihte uueks eluaastaks? Mina näiteks pole seda kunagi teinud, aga ma tean. Sünnipäevaga mitte. Võib-olla vana aasta õhtul aastal midagi olen mõelnud, aga see on ka niisugune, ma ei tea, muutuvad alati. Aga mäletad sa selle möödunud aastavahetuse juures, et mis sihte või mõtteid sa paika panid? Ei mäleta. Need muutusid. Just siis muutusid. Tõesti ei mäleta. Ma ei ole siuke vend ka, kes nagu
kirjutaks kuhugi ja paneks kuskile nähtavale kohale, et kindlasti oleks meeles, et ma nüüd töötan selle kallal. Mina lähen nagu siuke vooluga kaasa, kuidas parasjagu vaja on. Kui siiski sa peaksid täna endale ühe sihi panema või ühe eesmärgi selleks aastaks, eluaastaks, mis sul nüüd algas, et mis sihi või eesmärgi sa endale paneksid? Mis sa kindlasti tahaksid selle eluaasta jooksul ära teha? Sa tead küll, kuhu see tüürib on ju, et ma ütlen lõpus, et ma loodan, et aasta pärast sa oled selle ära teinud. Nii et mõtle siis hoolikalt. No praegu mul on kolimine käsil, aga selle ma teen raudselt ära, võib-olla seda. No see on nagu liiga lihtne. Jah. Tore oleks võib-olla mingisugune hobi veel leida. Midagi, mis on nagu ainult endale võib-olla. Okay. On sul mingisuguseid mõtteid kõvapaigas või lihtsalt tunned, et võiks olla mingi hobi endale? Puutöö äkki, see on siuke põnev, ma olen seda varasemalt teinud. Nüüd äkki ma saangi sinna korterisse ägedaid asju järjest porpida. Väga äge. See on siuke mõte, mis tekkis. Ja see on jälle mingisugune mööbli, sa viskab üle, siis vahetad välja ja teed uue. Hästi, kuule, aasta pärast ma loodan sinuga sellel teemal siis rääkida, et kui palju sul siis on seal erinevaid mööbliesemeid enda tehtud, no selles mõttes nagu ampluaa on ju lai, diivanid, riiulid, peeglilauad, voodid, kapid. Peeglilauda ma ei taha. No veel mitte, aga võib-olla varsti on vaja, sa ei tea ju, tegelikult sa ei tea. Ja ära siis peeglilauda praegu tee. Okay, ma praegu ei tee. Öökapid näiteks on ju. Issand jumal, aastaga sa need küll kõike valmis ei jõua. Või jõuad? No, ma arvan, et äkki jõuab. Oho. Mul on suvel on äkki aega, siis ma hakkan järjest tegema. No igatahes meist sõnast ja sügisel küsin, kui palju sul mööblit valmis on. Jah, teeme nii. Kokku lepitud. Kuule, aga suur aitäh sulle, Vesse, väga äge vestlus oli sinuga. Ja siis ei olegi muud kui et ägedat uut eluaastat. Jah, aitäh.